aga selles mõttes auruajastu tegelane on see, kes tegeleb auruga, tulega ja veega. Ja ma mõtlen, ma panen siia tuld sisse natuke torusse. Siis ta paneb selle gaasi sisse. Me võtame teise toru. Oi, see on küll väike vile siin. Vaatame, anname juurde. Kas juba mõlemasse? Või paneme 2 toru korraga? Jaa. Täna on kõik hätliselt. Paugud läheb lõpu poole. Ma vaatan kohe ka. Natuke tšekin seda asja siin. Kõik on hästi. Nii. Võtan kohvrid lahti. Ja mul on siin igasugused tränni. Ma ütlen, et mul kohvrite saati suur segadus. Ma vaatan, kuidas ma laua peal ära mahun. Kas ma võin teid ka nagu kiusata või? Jaa! Nagu koolis õpetajad või? Jaa! Aga kas õpetajad kiusavad või? Jaa! Ei kiusa? Jaa! Kiusavad. Mul on siin üks kaadermärk. Siin on 2 õhupalli, mis on omavahel ühendatud. Ja need õhupallid on, ütleme, kraanidega niimoodi, et ma saan nagu sulgeda. Ja ma panen keskel kraani kinni. Ja teen mõlemad õhupalli lahti ja ma puhun ühte õhupalli õhku. Ja nüüd ma puhun teise õhupalli õhku. Nii, on 2 õhupalli. Sinine ja punane. Aga punane on täis. Punases on vähem õhku, sinises on rohkem õhku. Olete nõus? Nii, kui ma keeran siin keskelt kraani lahti, mis siis juhtub? Läheb võrdseks, nii üks pakkumine, kas on teisi pakkumisi? Üks läheb täiesti tühjaks. Üks läheb täiesti tühjaks, nii, tuleb pauk. Kas on veel mingi pakkumisi? Nii. Mõlemad on võrdseks. Ma teen kraani lahti, olete valmis? Kõik näevad? Nii. Ma võitsin. Mis juhtus? Üks läks väiksemaks ja teine läks nii väheke suuremaks, et me ei pannud tähele. Aga nüüd ma küsin, miks? See on alati sõkke ka. Tõstke käed, kes on õhupalli puhkunud. Nii, kõik on õhupalli puhkunud. Ja nüüd ma küsin, et millal on õhupalli kõige raskem puhkunud? Siis, kui ta väga suur on või alguses või? Kõige suurem. Alguses vaatad, kui kumm on hästi pingul ja ta pole välja veninud. Siis siin oli vähem õhku sees ja kumm oli pingul ja ta surus selle õhu siia suuremasse õhupalli. Nii, hoida see väga hea publik. Kuidas on teil silmamõõdud? 24/7, vaatame siia kohe, ma tekitan ruumi ka. Ma teen väiksematele lastele natukene ühe triki. Ma loodan, et see tuleb välja. Ma võtan siit ühe purgi. Panen laua peale. Nii, on purk laua peal. See purk on tehtud metallist. Kas keegi teab täpselt, mis metallist on see limonaadipurk tehtud? Kas ta on tehtud rauast või alumiiniumist või vasest või kullast või hõbedast? Lekist. Lekist või? Kullast või? Millest võiks see purk tehtud olla? Metall on ta küll, aga mis metall? Vasest või? Vase või lants. Ütleme, see on kerge metall, mis on ka lennukite peamine koostisosa. Või kere koostisosa. Algab A-tähega. Alumiin. Väga hea. Ja nüüd ma küsin niisuguse keerulise küsimuse. Kas seda purki on võimalik mõttejõud liigutada? Mõttejõud liigutada. Ei või jaa? Mul on siin üks mõttejõu salvestus. Ja ma panen oma mõtted siia plaadi peale. No vaata. Nii, ma tahaks, et see purk hakkaks liikuma. Ma tahaks, et see purk hakkaks liikuma. Nii. No nii. Staadiline elekter. Oot. Ma tahaks, et see purk hakkaks liikuma. Gravitatsioon. Ma tahaks, et see purk hakkaks liikuma.
kas see oli mõttejõud? ei, elekter. Staatiline elekter või hõõrne elekter, väga õige. Mis ma tegin? Hõõrusid juustesse. Vaata, minu juustes on väga palju elektrit. Kui energiakriis on, siis minu juustes on väga palju elektrit. Aga jah, see on staatiline elekter ja ta tõmbas seda metallispurki enda poole, sest ma laadisin selle plaadi ära. Et mõttejõul ma asju veel liigutada ei saa, aga võib-olla tulevikus kunagi saab, ma ei tea. Kas see on parukas? Kas see on parukas? No katsu siis. Ja ütle teistele ka kohe. No tõmba siis, vaata, kas on. Oi. No, nüüd küsimus, kas oli parukas või on? Ei on, väga hea. Kas ma värvisin juukseid? Ma olen lihtsalt nii vana, et mul on juba pea hall. Kui vana ma olen, ma ütlen seda teadusteatri lõpus. Sobib? 67. Nii, ma võtan kohe siit järgmise asja välja. Ja, ma võtan siit ühe jõu välja. Enam jõud ei ole, aga mis selleks? Ma võtan seda jõu välja, ma olen ka sassi. See on väga oluline sassi. Nii, ma panen seda maha. Ja nüüd tulevad 2 keerulist küsimust. Anna teile vastuse variandi kätte. Nii, ma tõmban seda. Sirg. Jaa, väga hea küsimus. Kui pikk see võiks olla? Ma annan vastuse variandid ka. Ma annan, ütleme, kas see on 1 meeter, kas see on 10 meetrit või 100 meetrit? Nii, tõske käed, kes arvab, et 1 meeter. Karlas on. Nii, kes on 10 meetrit arvab? Kes arvab, et 100 meetrit? See on 1 meeter. Ma annan vastuse ette, et see on 10 meetrit pikk. Nüüd ma küsin, kas see 10 meetrit jõuluehet mahub see tops ära? Ja nüüd on üks keeruline küsimus. Kui kaua mul aega läheb, et see topsi panna? 30 sekundit. No, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 31, peaaegu. Mul läheb juba numbrid sassi lähevad. Ma ei taha, et raputada. No nii, palju läks? 104 sekundit. Nüüd on küsimus. Jõuluehe läks, ütleme, 40 sekundit siia sisse. Kui kiiresti ta siit välja tuleb? Ilma, et ma kallaks selle olete valmis? Ma panen see otsa ainult siit välja. Nii, 1, 2, 3 ja läks. 1, 2, 3. Palju läks? Nii, aga ma küsin teie käest. Miks see nii oli? Gravitatsioon, aga miks ta niimoodi läks, miks ta ei läinud lihtsalt nagu, miks ta tegi siukse kaari? See on nii raske. Ai, aga kui see õhus on raskem kui kiirusega läheb. Kiirus ja ta meenutab rongivaguneid. Rongivagunid on omavahel ühendatud ja nad tõmbavad kogu aeg kaasa, aga kuna kiirus tuleb taha, siis ta tuleb siukse suure kaari. Nii, kas märjaks tahate saada? Jaa! Mul on siin ämber ja mul on siin pudel vett. Ma juba tean. Ma panen siia vett. Nii, ämber on nööriga kinni. Mis asi see on?
raketis on see. no nii. Vesi on sees, aga vesi välja ei tule. No ei ole õige vastus. Mõtleme nüüd välja. Teil on kodus kõigil ka selline vahend olemas. Pesumasin, väga õige. Ja mis asi on see pesumasin? Mis jõud see on? Oot, äkki vanemad aitavad. Sentrifugaaljõud, väga õige. Ma mõtlesin, et ma teen, aga ma natuke nüüd tüssasin teid. Ma ei märjasin. Kas teeme pauku ka? Enne ma jätame tossu, jätame pärast lõppu kõige viimast. Aga ütleme, pauku jaoks natukene aega. Ma võtan kohe Miks me viimasel teha vedada? Siin ma ei tekita segadust. Ma teen. Hän on nyt kiinni. Som autolle mängida. On rikkom. Som autolle siis mängida. Vaja natukene. Õhupallid aitas. Selle kaitlas kausist on maha. Jah. Tead. Oot. Nii, ma vaatan, mul on vesi olemas, mul on õhupallid olemas, mul on vaja ka korki. Nii, ja ma võtan igaks juhuks ühe õhupalli veel. Sa teed toru siin. Ja ma võtan niimoodi, et natuke jälle paari. Siin on. Olete, ega te kannatate ära? Jaa, väga hea. Õhupalli on kõige raskem puhkuda alguses. Ei oska. See ei ole iskeeri. No nii, on suur õhupall. Kas ma võin küsida, mis siin õhupalli sees on? CO2, hapnik ja lämmastik enamasti. Ma panen selle õhupalli grilltikuga siia Kuule, ei oska õhupallidest sõimu teha. ja panen selle siia õhupalli. Nüüd! Läheb mul vaja seda pulki. Ma võtan Fooliumit. Ei teeme toru siin. fooliumit. Panen selle siia sisse. Ma teen ka. Ma panen sinna natukene. Oota, enne kui ma panen. Küsimus, kas on toru siin? Ei, ta lihtsalt Ma panen sinna natukene valget ainet. Sa teed toru siin. Näitas väike. Nüüd ma võtan õhupalli ja panen selle otsa siia. Nii, õhupalli otsa. Nüüd ma kallan siia vett. Mul on natukene. See õhupall on põhjalt. Ei, see õhupall läheb. Sai liiga vähe vett. Vaata, mis õhupalliga juhtub. Gaasi pärast läheb täis. See on enda koht. Oota, ma võin liiga vähe vett. Õhupall läheb gaasi pärast täis. Ma vaatan. Liiga vähe veel. Ei pane. See klaas on enda koht. Ei pane. Mis õhupalliga juhtub? Ei, õhupall läheb täis. See on nagu see koos, mis sa paned selle lausa. Siis paned selle otsa ja õhupall. See on mu ema turu. Õhupall läheb suuremaks, läheb. See on mu ema turu. See saab sama üle. Söögisooga. Oot. Ja mu ema kellad. Oot. Nii, õhupall läheb suuremaks. Ja see jääb sulama. See põnnib ära. See läheb alla. See on helge. See punane õhupall läheb alla, see läheb üles. Üles saab alla ju.
nii, mul on 2 õhupalli. see läheb üles. mõlemad lähevad üles ja üks läheb alla. Mul on 2 õhupalli. Üks on suur ja üks on väike. Nüüd on küsimus, et... see väike läheb üles. kas siin on Nüüd on küsimus, kumb teeb suuremat pauku? väiksem? On? Te olete nii, väiksem. Kohe vaatame. ei, Rivo, ta ütleb, et ta ei tee kõvemat pauku, kui see... Nii, olete valmis? No ei olnud suur pauk. Nii, väike, olete valmis? Nii, 1, 2, 3. Kodus mitte seda teha, aga ma küsin, kas mis te nägite seal, kui see väike õhupall lahvatas? Aga mis seal põlema läks? see 2, ei. Gaas, jaa, aga mis gaas? Ma ütlen, ma küsin, et mis gaas see võis olla? Anna vihje. See on päikese põhiline koostisaine. päike! tuli! laava! Annan vanematele vihje. See on perioodilise süsteemi kõige esimene element. vesi. Jaa, väga õige. H2 on see, vesinik lahvatab. Nii. Pauku teeme teises ka ja õigemini see, teist korda tuleb. Vanuse jätame kõige viimaseks. Nii, lähme edasi. Ei, mul on katseid veel. Ja mul on siin üks teine. ta on 67. Ja mul on õhupall. Ma panen õhupalli vette. Õhupalli vette ja ma puhun natuke õhku ka siia sisse. Nii, siin õhupallis on vesi ja siin on ka selles mõttes õhku sees. Aga nüüd on küsimus teil. Kas see õhupall mahub siia pudelisse? Ei mahu. Surun ei lähe. Aga väga õige. Ma võtan. Panen tikku põlema. Ja panen tikku siia sisse. Ja olete valmis? Ja panen siia peale. sa tõmbab sealt sisse. Läks sisse. Ma muna ei raiska. Aga nüüd ma küsin selle, miks ta läks niimoodi sisse siia? Algab B-tähega. Ja ma tõmban välja. Olete valmis? 1, 2, 3. Mis asi seal sees oli, mis ütleb plumps hääl tegi? B-tähega algab. Vaakum, just! Väga õige. Nii. Aga ma teeks ühe huvitava katse. Miks on põlemiseks vaja? Avata. Jaa, väga õige. Ja ma võtan kohe siin. Mul on siin termos. Ja ma panen siin termosesse sisse aine. See on peaaegu -200 kraadi. Nii, siin on lämmasid sees. Aga nii, vaata. Kui ma panen tikku siia sisse, mis tikuga juhtub? Kas te rahvatab? Ma panen
säraküünla. ma panen säraküünla põlema. ja ma panen selle säraküünla samamoodi. nii, kas säraküünal kustub ära? miks? on ikka vaja happi. kas keegi arvab ära, miks see nii on? siin on tõesti selle säraküünla koostised on selline ühend, kus on hapniku, ütleme, osakesed sees ja kui ta põlema läheb, siis hapnik vabaneb sealt ja jätab nii, siin on vedel lämmas. sellega, te jõuate, kannatate veel või? aga ma teeks enne ühe huvitavaks asja. mul on siis üks kauss ja siin on siuke kaadel, võib-olla olete näinud. ma võtan kohe. see on mul üks vedel. siin on haagarksoo, peeri, pitseri ja kuarkumm. ma panen selle siia sisse ja panen seda natukene. ma panen natuke vett. siin on vedel. istu oma kohale tagasi. ma segan ta läbi. võid tagasi. vaatame, kui suure mulli ma saan teha. olete valmis? nii, olete valmis? 1, 2, 3. jääme oma kohtadele. kes nüüd sinise mati peale istub, siis on jama. ma proovin hästi suure mulli. nii, olete valmis? nii, 1, 2, 3. nii, oot. nüüd ma küsin teie käest, mis on selle mullivedeliku juures erilisem? peeri, siis on seal sees siuke aine, magus aine, nagu glütseri ja siis on kuarkummi ja selle. ma teen ühe mulli veel. olete valmis? oota, ärme katsi tee. 1, 2, 3. katki tee. oota. ma teen ühe mulli veel. vanemaid ei ole. viimane mull. ära katki tee. 3 mulli. nii, ma võtan mati ja panen selle, ütleme, selle vati kasvanud kiirimise kokku. ja nüüd teine. ma panen selle põlema. mis ta põleb? põlemiseks on vaja happi. nii, ole hea istu. ja kui ma tahan seda ära kui ma puhun, siis ta võib maha minna või põlema. aga kui ma panen talle siia peale, saab hapnik otsa ja ta kustub ära. on nii? nii, aga oota, mine oma kohale. kui ma panen ta uuesti põlema ja teen sellise triki. nii, siin põleb.
pana seda siia peale. See on küll. Kuiv ja. Ja ta kustus ära. Kõik ütlevad, et see on kuiv jää. Aga mis asi on kuiv jää? Dry ice. Aga kui ma ütlen, et see on... Oi, mul läks keele pealt ära. Ma ütlen, see on CO2 ehk süsihappegaas ehk kuiv jää. Süsihappegaas, ma ei kuulnud, väga vaba. Süsihappegaas, jah. Ja ta on selles mõttes siin nagu sellise pulgakujuga kokku surutud. Ta temperatuur on kuskil -80 kraadi. Ei ole täpselt. Miinus see jäi 78 kraadi. Aga temaga see, kui sa seda hingad sisse, palju siis kogu, missuga juhtub? Sa võid edasi. Et ta peab olema meeldib ees. Kas teeme viimase katse? Teeme kossu ka. Istu oma koha peal. Ma panen selle siit. Ei, olete valmis? Nii. Ma näitan ühe katse veel enne, kui ma seda tossi teen. Nii, õhupall olemas. Panen seda natuke lämmastikku. Ma panen veel juurde. Jää oma koha peal. See on väga küll. Oota, see on väga küll. See on väga küll, see õhupalliga suhtub. Gaasid tõmbavad külmas kokku, soojas paisub. Õhupallis on õhk, see tõmbab kokku. Aga kui ma panen kuuma vett, väga külma lämmastiku peale, ma tohin. Olete valmis? Nii. Kõik ei ole võib-olla. Jää oma koha. 1, 2, 3. Jää oma koha peal. Muidu ma ei vala. Nii. 1, 2, 3. Mis on edasi? Ja, see. No nii. Nüüd on siin ainult vesi sees. Tõstke käed, kes on nüüd uue, kes on nagu selles mõttes, et enne meie esimesel etendusel ei olnud. Paar tükki on. Siis ma pean ju tegema ju natuke teisi katseid ka. Selle jätame lõpuks. Oot, teeme niimoodi. Selles mõttes, et ma ei öelnud vastust ära. Aga kes ära arvab, kui vana ma olen, selle etteaasta lõpuks on au. Mis auhind on? Ma kiitsin seda kaupa ka, sa nägid ka seda, järelikult ta toimib. Ma annan see terve pudeli ära. Kui juba jutuks läks, siis auhinnaks on see mullivesi. Sa saad kodus nii palju mulje teha, et terve suveni, jaanipäevani saad mulje teha. Seda juua ei saa. Ja see on auhinnaks sellele, kes arvab ära siis Herberti vanus. Teeme nüüd. Teeme selle lõpus, kõige lõpus. Kui keegi on
Herbert annab selle ema kätte. See oli väga õige märkus, et anname ema või isa kätte, muidu võib õnnetus olla. Nii et auhinnas osalevad need, kelle ema või isa on siin, kellel ei ole, siis nemad on saanud. Kui te koolis käite, on ju, käite kõik koolis või lasteaias? Vaata, kevadel lõpeb kool ära ja sügisel lähete kooli ja kõik asi on. Siis ma teen mõned katsed need uuesti, mis ma tegin ka esimeses setis, aga ma teen katseid ka, mida te ennem näinud ei ole. Võib-olla olete näinud, aga mina ei ole täna teinud. Nii, ma panin siia selle jõuluehti jälle sisse ja nagu te näete, ots on siin väljas ja ma ei liiguta seda, ma võtan käe ära. Nii, olete valmis? Nii, ma ei liiguta. Ma võtan käe lihtsalt ära. Nii, midagi ei juhtunud ju, ei kukkunud alla. Aga ma raputan seda natuke ja nüüd ta läheb. Ära oodud. Kuidas see mingi lendama? Ta hakkas lendama, jaa. Kuidas ta hakkab? Oot, siis ma ei pea seletama. Need on kuulikesed, mis on omavahel ühendatud nööriga. Ja kui sa nööri tõmbad nagu, siis see nöör hakkab kohe neid kuule kaasa tõmbama. Ja kuna need kuulid hakkavad kiiresti liikuma, siis nad teevad niisuguse kaare peale. Et see on väga huvitav. Ma näitan ühe trikki veel. Ma enne tegin, aga ta ei tunne nagu nii hästi välja nagu ma arvasin. Pane tagurpidi. Ja põleda siin oma käekarvad ära. Sellepärast ongi ohutus kõige tähtsam. Jaa, siin on asi, aga ma enne ei näitanud teile, mis asi siin sees on. Ma tulen kõigi juurde, kes tahavad. Ma teen ringi peale. Ma alustan sealt otsast ja lähen sinna välja. Ja ma näitan, mis sees on. Tühi või? Ma tulen nagu selles takmajaks ka esimene. Nii, kas sa näed? Jaa. Vaata, kui ma jõulude aega olen etendust teinud, siis ma olen öelnud, et ma kuumutan päkapikku. Kraadid sees, jaa. Avad. See on võrk sees. Ja kui seda võrku kuumutada, siis ta paneb selle õhu nagu heliseks. No vaatame. Ütleme niimoodi, et kui see võrk on nagu õige võrk, siis ta on väga kaua, aga mul on natukene kehvem võrk. Ma lõhkusin selle jaoks need, mis need on, need tee, vaata, kuhu puruteed panen sisse, need võrgud. Et ma sellest tegin, aga see põleb kiiresti läbi. Ta ei ole nii hea. Nii. Ma tahan nagu selles setis nagu ütleme teid kaasata ka, aga ma tulen igaühe juurde, selles mõttes, et jää oma koha peale, et selles mõttes, et ma teen katse, kus sa saad ise käed külge panna. Ja mõned katsed ma teen eelmises setis ka. Kas pauku võib teha uuesti? Pauku, kas kossu ka teeme või? Jätame nüüd lõpuks. Nii, aga mul on... kas ma võin nagu petekaid ka teha või on te kõik meeles eelmisest katsest? Eelmisest korrast, mis ma tegin? On, jaa. Siis on mul siuke kaader. Seda te pole vist näinud. Aga ma tulen nüüd niimoodi, et laste juurde, vanematele ma ei anna. Selles mõttes, et kui sa võtad peopesaks. Sulab ära. Sa said. Ma tulen kõigi juurde, kõik saavad veel proovida. Kes ei soovi, see võib anda mulle märku ka, selles, et siis saame kiire. Igaüks saab ühe korra. Igaüks saab ühe korra.
topsi ja ma ütlen, et kui see katse ei õnnestu, aga äkki täna õnnestub. Nii, mul läheb vaja vett. Ma võtan ühe limonaadipudeli. Ma panen sinna kaussi vett. Kaussi panen vett. Ja ma tahan, et see vesi oleks külm. Ma panen sinna natukene peale seda külmainet. Vaata, annata. Ma panen siia kohe külmainet peale. Ma panen siia veele seda lämmastikku peale, et ta läheks külmaks. Natuke nagu tossa. Ole. Nii. Nüüd ma pean võtma siit ühe kinda. Ja ma ootan. Mina võin oma näpuga katsuda. Väga hea. Vesi läheb jahe. Ma vaatan, kumma kätte ma võtan. Ma võtan teise kätte. Nii. Seal on külm vesi nüüd. See lämmastik tegi selle vee külmaks. Ja ma panen siia topsi vett. See tavaline alumiiniumpurk, limonaadipurk ja ma panen vett sisse. Selle katsega on niimoodi, et mul vahepeal see õnnestub, vahepeal ei õnnestu. Aga loodame, et täna õnnestub. Loodame, et täna õnnestub. Ma panen seda vett. Jaa, see käib asja juurde. Kas sa topid sellest sisse? Jaa, ma topin ta sisse. Aga ma enne, kui ma topin sinna selle sisse, ma panen selle vee siin purgis keema. Selleks ma võtan kinda. Peaaegu. Vaat, nüüd on see kõige raskem osa. Ja olete valmis? Vaata. Purk peaks katki ja augsi sisse. See on puru. Vaata. Katse ebaõnnestus, esimene katse. Paneme sinna uue veele. Põles läbi purk. Nagu mina. Alumiinium, jaa, just. Alumiiniumi, ütleme, põlemistemperatuur ei ole sama, mis raual, ta on tundavalt madal. Kui sa vaatad, auk on sees. Ma tegin ühe saatusliku vea ka, et ma panin selle, ütleme, purgi, ütleme, panen alt just ja alt läheb natuke teistmoodi. All on see alumiiniumi kiht on paksem, et siis ta ei lähe katki. Aga see vesi on küll. On, seal on jää peal. Ma nüüd tean. No nii, vaatame, kas see purgis läheb nüüd vesi keema. Ma nüüd panin väiksema tulega ka, et siis ei lähe pulk või ei põle läbi. Nii, kas auru näete juba või? Ära tehta kohe ühe koha. Ühe koha peal tõema. Kas ma pean niimoodi keerutama? Jaa, õige. Siis on temperatuur ühtlaselt. Nii, vesi keem. Olete valmis? 1, 2, Kauss võiks põrandale. 3. Kauss võiks põrandale. Ei pea. Ei tulnud välja, ma räägin. Ma ei anna alla. Teeme viimase korra. Kui siis katse välja ei tule, siis te võite öelda, et Herbert on ära. Jaa. Vaat, väga õige. Ma tulen maha, ma tuleks Kaussi pool. Väga õige. Mul on näha, et kohe siin on tegelikult nutti. Nii, vaatame, kas see vesi läheb uuesti keema. Nii. Vaatame, kui aur hakkab tulema, siis vesi keema. Nii. Mul läheb kinda küll käed soojaks. Oh. 1, 2, 3. Palju ei saa. No ei tulnud välja, aga mis see purgiga juhtub? Räägite? Tõmbab kokku, jaa. Ta peakski niimoodi tõmbama kokku, et ta kohe tõmbab niimoodi kokku, et on niimoodi. Aga mul täna ei õnnestunud see. Kas ma lähen edasi? Ei, kas teeme uuesti? Kindel ma? Laua all on veel. Teeme veepudeliga. Teeme ühe korra veel. Ärme anna alla. Ma lähen toon ühe pudeli. Teeme veepudeliga. Teeme nii kaua.
oh, see on väga hea mõte, et mul on selles mõttes aeg jookseb ju. Vaata, no viimane kord. Ma pean ütlema, et seekord õnnestub. Vana. No proovime seda teema viimane kord. Vaata, kas me saame selle purgi lõppa. Nüüd läheb eriti kiiresti. Kas auru näete? Ja aur tuleb, siis on juba päris hea. Nii, vaata valmis. Valmis, nüüd vaatame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No ma ütlen, et 3. kord ju läks ikka õnnestub. Mis purgiga juhtus? Või 4. kord, no. Nägid, kui kortsi läks. Mis purgiga juhtus? Aga miks? Põhimõtteliselt jaa, soojus, veeaur. Ma panin purgi veeauru täis ja siin oli külm vesi. Ja see jahutas selle purgi nii kiiresti maha, et õhurõhk, mis meil ümber on, surus selle purgi kokku. Purgi peal on kirjutatud kirsimoos, rõngupagar, aga siin sees ei ole kirsimoos. Jahu on väga hea pakkumine, aga siin on aine, mis teeb kisselli paksuks. Mis teeb kisselli paksuks, enam lapsed kisselli ei söö. Sööte kisselli või söö? See on tärklis, väga õige. See on tärklis ja tärklisega saab huvitava katse teha. Selleks läheb vaja sellist kaadata. Vaata, siin on üks lehter, mille otsas on toru. Kui ma puhun, siis midagi liigub. Ma valan seda tärklist siia lehtri sisse. Nii olete valmis. Oi, ma võin liiga palju tärklist. Aga seda rohkem tuld tuleb. Ma olen maas. Kui ma selle toru suhu panen, ma rääkida ei saa. Olete valmis? Oi, mul on suus ka, no ma olen pükstri peal ka. Mis siin juhtub? Mis juhtub? Kas ema, kui kisselli keedab ja tärklis potti paneb, ega siis ju tärklis põlema ei lähe? Aga siin oli selline lugu, et kõige lugu oli see, et ma puhkusin selle tärklise pinna laiali ja siis läks õhu, ütleme, õhus olev hapnik läks sinna juurde. Kas me teeme selle paugu ka, mis meil hakkas tegema? Mäletate seda? Aga teeme uuesti. See oli hea pauk. Nii, mul on siin üks õhupall juba olemas, ma teen natuke kiiremas korras seda. Ikka, et oleks kontrollkatse ka juures. Praegu mitte. Nii, õhupall on olemas. Ma vaatan kohe, mul oli vaja seda, on ju, oli seda vaja. Mis veel oli vaja? Öelge mulle. Vett oli vaja. Mis veel oli vaja? Õhupall on olemas. Toru siin, vett oli ka vaja. Paneme vett siia. Panen valada. Mis veel oli vaja? Viina. Ei, ega rohkem pole hea. Nii, mis mul veel vaja on? Ma pidin võtma, mis asi see on? Foolium. Öelge, mis asja, kas see on sarnane asi kui see? Ja või ei? See on samast materjalist tehtud, mis see. Alumiin. Ja. Miks ta fooliumiks siis üldse? No, miks tärklis või ütleme, kuivajad ka palju nimedega öeldakse, et see mõttes on foolium, jah. Nii, ma panen selle siia sisse. Natukene, mis sai liiga palju, no, pole hull. Mis mul veel vaja oli?
mul oli vaja võtta. Aga kuulge, kui te kodus torusiin on, siis ärge sellega ise ringi käige. Kui see läheb käte peale, siis teie käed muutuvad nagu libedaks, seda nagu selles, et ei ole hea. Siis tuleb kohe käed puhtaks pesta veega. Et nii, torusiin oli olemas. Siis mul on see vaja, õhupall. Ma panen selle õhupalli kohe otsa, seepärast, et mul on nüüd see pang on natukene märg, et ma pean, või ütleme, see pudel on märg, et siis ma pean natuke kiiremini liigutama. Nii, panen torusiini siia. Siia aitab. Nii, vett peale. Gaas peale. Kui sa nüüd näed, kohe vaatad. Läheb õhupall suureks. Nagu mina. Ja all hakkab mulisema. Ja all muliseb. Ja asi, see pudel läheb hästi kuumaks ka. No nii. Läheb suureks. No õhupall on olemas. Kas tuleb sama suur pauk kui enne või väiksem? Miks sa arvad, et suurem? Ma ei rääginud teile ennem ära, et miks siin see, ega ta sama suur ei tule, aga nüüd ära liiga lähedal ole. Olete valmis? Nii, tavaline õhupall. 1, 2, 3. No ei tulnud pauku. Nii, olete valmis? 1, 2, 3. Kas tuli suurem seekord? No ma ei tea, võib-olla ma nüüd olin harjunud. Kodus ärge seda järgi tehke. Õues saab veel suurema paugu teha, aga sellest ma ei räägi. Mis seal oligi seal pudeli sees? Vaadake, kui see plahvatas tegi see paugu, seal oli vesinik sees ja seal oli hapnik sees. Ja hapnik ja vesinik teatud vahekorras on pauk ka. Torusiin reageeris fooliumiga, millest tekkis gaas, mis on vesinik ja vesinik sai sinna õhupalli sisse. Ja hapnik oli ka seal sees. Kui paljalt vesinik oleks olnud, siis see nii kõva pauku ei tee. Aga see peab olema õige vahe. Mul hakkab hääl ära minema. See on vist... kui vana ma olen. Sinna me veel jõuame. No nii. Esimene number. Esimene number. Ei, oot. Ma vaatan kohe. Oot. Ennem kui me esimese numbri, ma teen selle katse ise. Ma ei hakka kedagi ei hakka kaasa võtma, aga mul on siin õhupall. Ja õhupall on pudeli peal. Ma panen selle õhupalli siia pudeli sisse. Ongi nagu suur näite, ma vasti saad etsa minna. Oot. Nii. Näe, õhupall läks katki. Aga ma saan alati uue õhupalli. Ja ma panen õhupalli uuesti peale. On küll, varu on võetud. Kui õhupall katki läheb, siis ma saan alati uue õhupalli. Mis sa teed seal? No vot, kui sa välja mõtled, kui sa teed selle õhupalli. Nii. Ma üritan selle õhupalli selle sisse torgata. Väga hea. Nii, kas ma suudan selle õhupalli siin pudeli sees täis kukkuda? Nii, olete kindlad? No ma proovin. Vaata, mis nüüd teeb. Ei saa, aga ma proovin uuesti, äkki mul ebaõnnestub. Nii, olete valmis? Sisse puhuda. Seda proovime kodus peal. Neid on niigi raske puhuda tänapäeval. Kuidas ma alguses ei saanud, aga teistkord sain? Mul on üks auk sees või näpp auku peal. Kas teeme viimase katse või? Teeme viimase katse, minge viimase katse teeme. Teeme tossu. Olete te valmis?
ära. Ja nüüd on reeglid selles, et keegi ei tule siia lähemale, on ju? Sobib? Ma panen selle jääga. Ja sinna valasen. Jääge kõik oma kohtale, kus te praegu olete. Muidu see seebimulli vedelikku ma välja auhinnale ei jaga, jätan ette. On aru saada? Kõik jäävad sinna. Väga hea. Siin oli tõesti väga külm aine. See on peaaegu -200 kraadi. Ma täpselt, kui ma ütleks, peaks olema -179 äkki. Ja see on lämmastik, õhu peamine koostisosa. Ja siin on ta vedelal kujul. Nii. Mis siis saab, kui käe sisse paned? Kas Terminaatorid ilmi olete neid? Kui sa korraks käe sisse paned, siis ei juhtu midagi. Aga kui sa hoiad pikka, siis ta külmutab su käe ära. Nii, soe vesi. Olete valmis? Kas kõik näevad sealpool ka või? Väga hea. Mul on siin jälle kann kuuma vett. Ja ma valan selle siis korraga pealt. Olete valmis? 1, 2, 3. Nagu pilve. Kõik jäävad oma kohtadele. Jää oma kohale. Aga mis tule? Tagasi kohale. No nii. Kätt sisse ei pea panema. No, õige, mis maitsega see on? See on maitsetu, lõhnatu vedelik. Ega õhku vedelik. Nüüd läheb siia. Kas ma teen viimase katse veel ja siis küsime vanuse, kes vanuse ära arvab, siis saab selle mudeli. Kas ma annan vihje ka? Vihje on see, et see vanus varsti muutub. See vanus varsti muutub. Järelikult on mingi päev tulemas. Näiteks 29. Ei, järelikult on, kui vanus muutub, mis päev see on siis? Jaa, just. Aga jääme selle vanuse juurde, mis praegu on. See on mitte sünnipäeva vanus, vaid nii, 49 ei ole. Ütleme niimoodi 40 ja 50 vahele. No nii, vaata kui kaval taktik oli. Aga nüüd ütle, mis õige oli. 46. Ei, 46 ei ole. No nii, pakku. Ei. 44. Kellele ma annan? Ema on siin, et ma annan selles mõttes siia selle vedeli. Mullib vedeli. Nii. Ja nüüd lõpetuseks viimane katse. Mullib vedeli, me saame mullib teha. Ma kohe saan selle vaatuse. Nii, olge siis hästi tublid ja soovin teile ilusat kevade algust ja head naistepäeva ka.